kompass suur, kui koju tahad tulla. Kui on vaja koju tulla, ütleme nii, et kui naisega enam läbi ei saa, ütleme siuke 50 pluss oled ja naisega läbi ei saa ja mingit ennu enam kodus ei tee, siis ei ole vaja, selle kleebid kokku siin suure musta teibiga. No siin on teine. See on siis 9 meetrit. Selline. Täna vaatame sellist asja. Vaatame, mis maksab Taanis siuke paat, kus on võrgumasin, kõik värgid, särgid peal. 20 hobust pukkmootor, 21 foot Nordan, nagu te näete. Ta on tehtud rannapüügi jaoks ja mul on täpselt, oleks vaja siukest, millega ranna ääres võrku üles tõmmata, sellepärast ma ei viitsi käsitsi enam tõmmata. Ja siis me tulime vana kaluriga uurima seda, kuna see oli müügis. Näeb niuke päris okei välja, ta on siin seisnud, see on ühe teise vana kaluri oma, kes siis on ise juba nii vana, et ta ei suuda sellega püüda enam, ta lõpetas ära. See oli muidu, tegelikult oli selline, millega ta päris oligi kalur, ütleme niimoodi, et te küsite minu käest, kas ma olen kalur või ei ole, siis täna ma ei ole kaluri litsentsi aktiveerinud enam, sellepärast et sinna tulevad kohustused kallale. Ja ma ei ole päris kindel, kas ma viitsin päris igapäevaselt sellega tegeleda. Et praegu mul on, ütleme, 6 võrguluba ja on 12 Homari seda kasti, suuri musti lobstereid püüda. Selle luba 12. Aga kui ma aktiveerin litsentsi, siis ma võin panna 20 võrku ja 20 Homari seda lobsteri kasti. Aga ma ei viitsi neid sikutada üles, selles on asi. Ja siis oleks hea, kui oleks siuke kuradi võrgumasin, et tõmmata neid võrke, et ükstapuha, kas siis on 6 võrku ja 12 seda või on 20 ja 20. Ja siis ma vaatan siukest paati. Sellel oli siis mootor. Har du set motor, det er herinde, eller hvad? Det ligger her. Og du kan kun lige se enden af den. Siin on mootor. Og så reis. Okei. Sellel on siis 20 hobust pukk vahel sinna. Aga see on jõle stabiilne, ütleme niimoodi. Et ta on siuke väga stabiilne paat. Ja siin ees on ka, ütleme niimoodi, et ruumi on tal küll, ausalt öeldes. Et ruumi on tal küll. Et siin nüüd ütleme seda mõnda võrku võtta, et sa ei pea ise sikutama. Siin on diislipüttal olemas ja ütleme siuke, seisnud on, aga ta on nagu väike siuke kalalaev, ütleme nii väike. Sees on karmin tal näha. Kõik värgid, särgid. Kaabel on, ütleme niimoodi, et see on roolis istuda ja roolida. Siuke väga okei. Det skal slives og male så, eller hvad? Ja, det ved jeg ikke. Eller du synes, det er dårligt? Den saab kahekesi ka istuda. Det er jo en fiskebåd jo. Det er en fiskebåd, ja. Ikke nogen pyntegenstand. Garmin, on vist GPS, Echo 50, kompass suur, kui koju tahad tulla. Kui on vaja koju tulla, ütleme nii, et kui naisega enam läbi ei saa, ütleme siuke 50 pluss oled ja naisega läbi ei saa ja mingit ennu enam kodus ei tee, siis ei ole vaja, selle kleebid kokku siin suure musta teibiga. Vaat nii, et siuke on ja mis ta hind siis võiks olla, ütleme, ta pidi kõik töökorras olema, kõik pidi töötama. Üliöko on, ütleme nii. Ees on siuke väike istumine siis, et kui ma selle ära ostan, siis ma siit võtaks siis selle eest ära rõstad. Siis oleks niisama istuda.
aga noh, kui survepesuriga kõik puhtaks lasta ja ilusti üle värvida, siis võib-olla on täitsa okei. Siin on väike lastruum tal, nagu näha on siin all. No siukest kuutvõrku üles tõmmata, ega ta väga halb ei ole. Ta on võrgu kalalaev, ütleme nii, kalapaat. Paul juba mässab seal midagi. Vot nii, aga ütleme, tal on hind siuke jääb kuskil 4000 euro juurde, ütleme nii. Ma ei tea, kas see on palju või ei ole palju, vähe. Et kõik on nagu väga vinge minu arust. Noh, ta on seisnud siin, selles on asi. Ta on lihtsalt seisnud. Et ta tuleks nüüd siit ära osta. Siis ta tuleb siit ära viia. Siis tuleb meil sinna kalamaja juurde panna. Ja ilusti survepesuriga puhtaks lasta ja üle värvida kõik nii seest kui väljast. Ütleme. Uut hooaega alustaks sellega. Kui läheb millekski, ütleme nii. Siit paistab, et on lahti tulnud. Aga selge, nüüd te nägite, millega ma tegelen. Aga noh, me lähme veel vaatama paate, nii et ma panen veel. See on esimene alles. Nii et paatja tuleb veel üles. Vot. No, vana tuli lõpuks siia. 25, ütleme 3,5 oleks kätte saanud selle siit. Me ei tea, mõtleme nüüd natukene seal. Palju on värvimist ja värki ja teate küll, kui laisk ma olen enne. Vot, eks saab mõelda. No, siin on teine. See on siis 9 meetrit. Selline. See on üks mehaanik, pensionär. On siin palju paate. Ta praegu võttis mootori ja maha. Mootori teeb korda kõik. Võrgumasin. Väga vinge, ütleme nii. See on siuke juba laeva moodi asi. Teeb kõik korda. Ilusaks. Ja siis kohe kuulete hinda. Vaatame, mismoodi see välja näeb. Et kui ma selle võtan, siis hakkan ma päris kaluriks, ütleme nii. Näete siis. Mootor on välja tõstetud. Ida. Mootori tõstis välja. Vad stor var den motor? Jag minns det var 100 tyve eller... Ja, ska nog pass. Siin oli kuskil 120-30 hobust diisel. On siis väike magamine. Aga noh, sellega oleks vingega vajalt, et see magama nüüd. Den har så vidt jeg husker, at han sagde, at så havde den aldrig. Den har aldrig været... Det har aldrig været en erhvervskutter. Den er vist altid bare... Ja, det var bare... Ja. Og det er en rigtig fin inden, synes det. Kohe vaatame, millal siin on siis see võrgumasin oli. Kõik nad on maha võtnud, teeb ilusti korda. Vinge, jah? See on vinge, jah. Aga noh. Men alt det, han gør ved en der, så er det sgu da ikke det samme. Så er det jo, der er jo logat dernede bag. Ja. Det er sovning, eller hvad? Ja. On siin on ka magamis- ja istumiskohad. Aga noh, ta on laiali, ütleme nii vahel. Kapteni koht on seal, need tool on seal kapteni tool.
kõik on siin asjad olemas. Et see kannatab tormi juba raisk. Sellega ei pea üldse vaatama, mis ilm teeb. Väga vinge. Mul on vaja lihtsalt millega võrku võtta. See on natuke liiga suur, see kaalub 4 tonni. See on kütikulu, läheb liiga suureks sellega, kui siuke võtta. Aga noh, muidugi ta on tormikinnel. Turistidega oleks hea sõita siuksest, aga noh, me lähme veel vaatama, see ei ole lõpp. Ühte lähme veel vaatama Koppenisse. Aga noh, see on juba siuke, et lähe täis kalapaat. Siia paneks juba selle võrgu klaaria peale ja siia saab kõik panna. Ja terve see komplekt nüüd, kui ta kokku paneb selle, siis ma saaks selle kätte kuskil 8000 euroga, ütleme niimoodi. Ta on 10-ga väljas. 10 000 euri on väljas sellel vanamehel siin. Ja see on oma firma omand, ta on ise olnud laevamehaanik, ise teinud, ise neid laevasid parandanud. Siis ta teeb siit kõik selle korda ilusaks. Ja ma arvan, et kuskil 8-ga ma võtaks ära, et seal on see pääste, see jupp. Et 8-ga võtaks ära selle siit 8000 euroga. Sellega oleks vingeringi käia, aga noh, tal on kütikulu, ütleme, see võtab ikka küti tunnis, ma arvan, et see võtab ikka kuskil mingi 15 liitrit, 10-15 liitrit, ma arvan. 4 tonni kaalub ka. Aga noh, vaatame, mis edasi saab. Jääge meiega. Tahad veel näha siis Telli kanal ja varsti tuleb veel, me lähme edasi, me ei ole veel otsustanud, mis me ostame siin. Vaata.